Tartus Ahhaa teaduskeskuses sõeluti õpilaste ja tudengite seast välja 15 kõige loogilisema mõtlemisega noort. Nad alustasid võistlust 3 tiimis, kuid iga saate lõpus pidi keegi lahkuma. Meeskonnatöö saatest läks koju kunstnik Helene. Ehitussaatest lahkus multitalent Uku Kaspar. Lihtmehhanismid käisid üle jõu füüsik Madis Kasparile. IT-saatest lahkus programmeerija Mart. Õhuteema jäi võõraks vaiksele Kellile ning optika- ja reaalteaduste fanaatik Karl Martile. Elekter purustas kosmosehuvilise Markus Rene unistuse. Eelmisest jäävusseaduste saatest läks koju oranžide liider Maria Pibilota. Nüüd kolime võistlusega pealinna, kus algab uus etapp. Võistlejad lahendavad täna ainult ühe ülesande ja enam ei loe vaid võit või kaotus. Tuleb anda endast parim, sest mängus on pääs vabalt valitud erialale Tartu Ülikooli või Tallinna Tehnikaülikooli ja 10 000 eurone teadusstipendium. Saadet juhib Aigar Vaigu. Tere õhtust! Täna oleme Tallinnas Energiaavastuskeskuses. Meeskonnamäng on lõppenud ja nüüdsest on igaüks iseenda eest väljas. Meie 7 parimat võistlejat on Karl, Kaarel, Jan-Erik, Tiit Hendrik, Joosep Hendrik, Arnold Rein ja Daniel. Võit on ülimalt reaalne ning loodetavasti jõuab iga saatega aina lähemale ja lähemale. Muidugi ma tahan võita. Tänane võistlus käib järgmise nädala teadusteatri teemade peale. Teil kõigil on oma tugevused ja nõrkused. Nüüd on teil võimalus tõeliselt võidelda selle teema nimel, mis teile meeldib, et järgmise nädala teadusteatris võimalikult hästi esineda. Ma kindlasti lootsin, et ma vähemalt nii kaugele jõuan. Tulingi siia sellepärast, et ma saaks teadusteatrit teha, seega ma olen eesmärgi täitnud. Ülesande võitja saab endale esimesena teema valida. Kes on teine, valib järgmisena ja nii edasi. Kes täna nii-öelda kaotab, et sellel väga ei vea. Teemad on tuul, äike, pauk, värv, vesi ja külm. Nagu näete, on teemasid 6. Seega vaid 6 kiiremat pääsevad kindlasti edasi järgmise nädala teadusteatri saatesse. Teadusteatri teemast on 6. See viimane saab endale mingi seni avaldamata keerulise, eriti põneva teema. Aga samas äkki see, kes tänase ülesande võidab, see saab nagu vabaks teadusteatrist. Enne kui alustame võistlusega, uurime, kes on need meie 7 võistlejat. Esmalt läheme Tartusse, külla Danielile. 6 aega tagasi jäi Daniel õhuteemalises saates huuliku tegemisega hätta. Ta oli äpardusest ka ise üllatunud, sest on tegelikult kõva pillimees. Need on minu esimene plokkflööt, seda saab igat pidi lahti lõhkuda. Siit saab võtta, selle osa saab ära võtta. Saab absoluutselt igat pidi lahti lõhkuda ja seda ma olen ka teinud. Ja siis siin on natuke korralikum plokkflööt, et see isegi kõlab ilusasti. Ja seda ma kannan endaga koolis alati kaasas, see on mul koolikotis. Ja see meloodika on mul alati koolikapis. Mine ei tea, kuna võib vaja minna. Lõõtsa moodi kõlab. Minu nii-öelda kõige kummalisem pill on arvatavasti stylophone. Ta kõlab niimoodi, et lihtsalt. Hästi mõnus pill minu arust. Olen olnud mitmes kollektiivis, näiteks Tralliku, Sõõriku ja nüüd gümnaasiumis siis olen kooris. Oh mamma mia, my God, mon amour. Spordipoiss Joosep näitab, mis teeb temast hea meeskonnamängija. Joosep Henrik avaldas tiimikaaslastele muljet oma teadmistega elektrist. Ühendada need 2 vooluringi lihtsalt. Okei, nii et sa mõtled seda, et kui telefoni helistada, siis otse vooluga tuleb keskus siia. Jah, saaks sellega hakkama. No selleks tuleb vist voltmeetriga vaadata, kus Okei, aga siis teeme.
Joosepi sõbrad aga hindavad tema oskusi palliplatsil. Ma olen päris võistlushimuline inimene. Sõbrad ja vanemad on ka öelnud, et ma olen nagu täiesti teine inimene väljakul. Sa oled Normanit, võttes Tõvenit siis? Võttes Ramanat, sa võtta Timot, seda hakkab küll näitama. Toetan Lakersit ja Kobe Bryanti nii-öelda areng ja mängustiil ja iseloom ja kõik see, et see on nagu tegelikult hästi huvitav. Inspireeriv. Et võib-olla ei hakkagi kuskil laboris teadust tegema, vaid kas just korvpalluriks ja korvpallitreeneriks äkki või midagi sellist, et eks näis. Et nagu korvpallis öeldakse, et mäng ei ole läbi enne, kui lõpusireen on kõlanud. Et ega ju saates on ka tegelikult niimoodi, et enne kui sa lõplikult ülesannet kaotanud ei ole, siis ei ole nagu kadunud veel midagi. Paide noormees Kaarel on samuti sportlane, kuid tema tegeleb mitte nii levinud alaga. Tuletõrjesportlane Kaarel on harjunud iga detaili lihvima. See on väga hea ratas, sellepärast, et serv on hästi ühtlane. Ka spordis tahab ta jõuda kiiremini, kõrgemale ja kaugemale. Tuletõrjespordis on siis 4 ala. See konksredeliga ronimine on üks neist. Siis on veel 100 meetri takistus võib läbimine. Kuna see on üks individuaalaladest, 100 meetrit on ka individuaalala, siis neid me kõige rohkem teha saame ja väga meeldib. Ma tean, kõige raskem võib-olla see redeli viskamine, hästi tehniline. Ma olen palju teinud seda. Ma tean, kus maal ma ta sinna sisse pean pöörama. Võib-olla siuksed hetked, kus nagu käsi on lahti ja siis siuke kerge kukkumise tunne tuleb korra peale. Need võib-olla pakuvad närvikõdi. Muidu enam väga ei tule. Sportlaste keeles me kutsume seda nagu paugutamiseks. Et kui läheb see väga kiire hoo pealt kinni, siis on nagu hea aeg tulemas. Kas korralikus trennis, ma ei tea, 4-50 korda ikka teeme. Võib lihtsalt vaadata mingi profide videosid ja ise samamoodi teha. Minu üks eesmärk oleks meeste vanusegrupis konksredeliga ronimises Eesti rekord teha. Nii et selle nimel peab kõvasti tööd tegema. Insener Jan-Eerikul on üsna eriline hobi. Kui midagi tuleb ehitada, teab Jan-Eerik kohe, kuidas seda teha. Kui me teeme 3-ga, siis augud natukene siia poole ja siia nurka. Vabal ajal meisterdab Jan-Eerik endale kostüüme. Larpi ma avastasin kunagi ühes suvelaagris. Lühend tuleb sõnast live action roleplay ja tähendabki seda, kus sa ise etendad mingisugust tegelaskuju, mis sa endale välja oled mõelnud. Tegelikult mõõk ei ole sul nii raske asi, nagu seda ette kujutatakse. Et on üle 1 kilo. Et ma otsustasin, et ma tahan seda teha ja siis ma lihtsalt hakkasin pihta. Olin minimaalselt uurinud, kuidas see tegelikult käib. Kõige suurem probleem on see, et ta on liiga väike. Et mingit korralikku polstrit siia alla panna ei saa, et siin on hädapärast mingisugused poolikud magamismatid. Selline tee. Turvisesin kõik, ma tegin eelmine suvi. Rinnaplaadile lisama ka sellist seelikut, mis kaitseks ka reisi, kubet, istmikku. Mingi hetk ma avastasin YouTube'ist videosi sellest, kuidas mingi prantslane kaamera eest tegi otsast lõpuni mingisugust turvist endale valmis. Ma sealt olen ka natukene vaatamise järgi ära õppinud. Füüsikatudeng Karl valiti 2 aastat tagasi parimaks kergejõustiku noorkohtunikuks. Spordikohtunik Karl on näidanud, et töötab pinge all hästi. Ärme nüüd nii kaua jutusta selle nööri tegemisega. Spordivõistlustel peab ta samamoodi kiirelt otsustama ja kindlalt tegutsema. 4.31. Esimest korda olin ma kohtunik samasugusel võistlusel mitu aastat tagasi suvel Rakveres. Ma ei tea, miks ma järgmisele võistlusele uuesti kohtunikuks läksin, kuna seal võistlusel oli 128 võistlejat, kes viskasid palli ja mina pidin neid palle tagasi tooma. Ja kui te tulete kastist välja, siis minge kastist edasi. Ärge kunagi tulge kastist siiapoole välja.
ja minu ülesanne täna on olla peakohtuniku asetäitja. Tegelen kõikide probleemidega. Karliga ei ole mingisugust probleemi, ta on alati punktuaalselt täpne. Minu jaoks on kõik see lahe. Ma ei oska öelda, miks ta lahe on, aga ta lihtsalt tundub selline. Nüüd me oleme võistluste sekretariaadis, kus toimub kogu võistluse juhtimine. Siin on peasekretär, teeb mingit tähtsat tööd ja siis temast edasi on võistluste peakohtunik. Ei loe! Järgmine aste minu kohtunikutöös on kindlasti tuleval suvel toimuvad U23 Euroopa meistrivõistlused. Keemiatudeng Arnold Rein teab juba 20-aastasena, et temast saab kindlasti õpetaja. Arnold Rein on olnud saatest saatesse sinise meeskonna liider. Ja siia külge tulevad õhupallid. Hei, oota nüüd korra. Kui me paneme kuidagi moodi ette näiteks kõrred, aga mitte otse. Otse nad annavad väga jäigalt. Tundub see mõistlik? Jah, iga tahes. Oskus end teistele selgeks teha tuleb kasuks ka õpetaja rollis. Aga puutused, see on pehme lumi. See, mida te just kasutasite, on tuntud kui instalumi eesti keeles siis justkui koheselt tekkiv lumi. Mulle meeldib õpilastes tekitada seda ahaa-hetke, see hetk, kui nad tõesti saavad aru, et asjad on seotud, nad on loogilised, seal on põhjus, miks mingit moodi on, et see arusaamise hetk, see on hästi võimas. Ma olen kuskil kuulnud, et see sõjaväes on sellest, et see kuuli auk. Ja, väga hea. Täpselt, väga sarnast asja kasutatakse, et on justkui vatine graanulid, mis siis kähku süstitakse sisse kuuli haava kaudu, mis ta imab endasse vere, nad paisuvad ja nad peatuvad verejooksu, et jah, see on väga sarnane. Lastega ma saan üldjuhul hästi hakkama, et ka kõige rohkem krutskeid täis lapsed, et nendega on alati lahe ja ei ole tihti tundi, kus ma lahkuks kurva meelega. Sega natukene ja vaata, kuidas seda värv muutub. Et kui ta muutub kenasti punaseks, siis on piisavalt. Aga kui palju õli tohib panna? Saate retsepti mingit soovida. Aitab. Mina tahan retsepti. Pärast tegeleme. Olümpiaadihai Tiit Hendrik viib meid oma lemmikruumi, trummituppa. Nii bändis kui siniste tiimis on Tiit Hendrik järjepidevalt taustal tööd teinud. Okei, see on A. Trummarina teab ta, et kõik ei saa alati esile tõusta ja oluline on ansambli rütmi hoida. Enamasti ma olen mänginud komplektidel, kus on 3 tüüpi taldrikuid. Üks on Crash, mis on see. Siis on Ride, mis on suurem, on see, ja hi-hat, mis on see kõige tavalisem biitide juures, on siin. Sellel ma tegelikult mängingi esimest korda nüüd täna. Trummide taga on vaja teha ka breike lugudes, mis vajab improvisatsiooni ja see ei ole üldse nii kerge, et lihtsalt taob midagi seni, kuni aeg täis saab. Tavaliselt just, kui ma lugusid kuulangi, on see, et ma hakkan isegi kätega kaasa mängima enam-vähem seda biiti, mis seal on ja siis jalg lööb natukene niimoodi vaikselt. Ja nüüd alustame võistlusega. Meil on 7 mängijat, aga vaid 6 neist saavad järgmise nädala teadusteatri teema. Täna on väga oluline mitte jääda viimaseks. Mina tahan kõige rohkem endale teemadeks kas vett või siis külma. Kindlasti oleks vesi. Ühe helistusena valiksin ma paugu teemast, et siis ma saan teha kaamerasse tulevärki. Ma kardan väga äikese teemat, sellepärast et äikese teemat on siseruumides väga raske järgi teha. Alustame võistlusega. Palun vabastage metallpostide vahelt see köis. Kas olete valmis? Läks! Antud struktuuri kasutati Prantsusmaal lukuna. Keegi lihtsalt ei viitsinud seda lahti pusida, kes ei osanud. Samal ajal nii lihtne, aga samal ajal ka nii keeruline. Tuleb oskuslikult hakata seda köit järjest suuremate postide ümber liigutama. Ma tahan teadusteatris värviteemat, kuna seda on mul kõige parem füüsikaliselt seletada. Ma tahan saada värviteemat.
ma tahan endale värviteemat. Kui keegi peaks enne mind lõpetama, siis võimalik, et võistluspinge läheb minu jaoks liiga suureks. Pidi kogu aeg seda nööri liigutama järjest nende kõrgemate torude poole. Alguses oli juhe ikka väga koos. Kõik. Ma ei suudagi seda ära lahendada. Ma kaotan. Minu teema on värv. Selliseid sarnaseid asju olen varem suhteliselt palju lahendanud ka. Ma teadsin, ta tahab samuti värviteemat. Ja Karl on teine, kes kõige vabaks sai. Tiit oli võtnud minu teema ära. Ma olin mõelnud värviteema peale, aga küll ma midagi tuulega ka välja mõtlen. Viimased tõsted, viimased asad ja ongi nöör lahti. Minu teema on vesi. Mu eelistatuim oli pigem värv, kuid vesi on hea teema ja ma usun, et sellega saab laheda teadusteatri teha. Ilmselt on lahendusel midagi pistmist selle kõige pikema vardaga. Minu teemaks saab pauk. Minu esimesed mõtted olid kas vesi või tuul ja pauk on ka midagi, millega ma väga rahul olen. See tõstis veel pinget. Aga ta oli siukene nagu segane oli näiteks aeg peas. Vahepeal tekkis tunne, et ma tekitan hoopis rohkem sõlmi juurde, kui tegelikult alguses oli. Eks ikka mida hiljem sa selle ülesande ära lahendad, seda pingelisemaks olukord läheb, sest kes viimane on, see jääb ilma. Minu teema on külm. Ma ei oodanud, et külm jääb kahe viimase teema hulka ja mulle see teema väga meeldib. Joosep, Hendrik ja Daniel, nüüd võistlete üksteise vastu. Kumb teist esimesena köie vabastab, on kindlalt teadusteatris. Siukse asja pärast välja langeda oleks maru piinlik. Daniel on sammu kaugusel õigest lahendusest. Ja ta ei astu seda sammu. Palju õnne, Daniel. Sinu teema on äike. Ma olen väga rahul, et ma sain edasi. Joosep, Hendrik, sulle kahjuks teemat ei jagunud. Sa tegid vägeva võistluse. Ja nagu eelmised saated, lõpeb ka tänane saade duelliga.
oota, ei, mis asja? Ma ei osanud seda ette näha. Tänases lõppmängus olete aga neljakesi. Sinu vastased on Madis Kaspar, Maria Pibilota ja Markus Rene. Me oleme juba neid ühe korra võitnud, et me peame nüüd uuesti nendega jamama hakkama. Meil kohtunikena on praegu igaühel võimalus mängu tagasi tuua üks enim silma jäänud mängija. Mina valisin Madis Kaspari, kes langes välja 4. saates. Roheliste meeskonnal oli väga hea tiimitöö. Madis Kaspar paistis silma töökusega ja kuna Madis Kaspar langes juba nii varakult saatest välja, siis me tegelikult ei tea, milleks ta võimeline on. Nüüd on uus võimalus uuesti duelli teha ja seekord äkki ka võita. Mina kutsusin tagasi Maria Pibilota. Maria Pibilota jäi silma sellega, kuidas ta suutis organiseerida seda meeskonda ja juhtida, isegi kui ta selles antud ülesande valdkonnas väga pädev ei olnud. Seetõttu tahan ma kindlasti näha, kuidas ta saab hakkama üksinda. Siis, kui ma duellilt välja kukkusin, siis ma olin enda peale natuke pahane, et tegelikult ma ju teadsin, kuidas seda lahendama peaks, aga aju lülitas ennast välja. Minule jäi silma Markus Rene. Mäletate, kuidas ta duellis kokku jooksis? Jäigi õhku küsimus, kas see duell oli lihtsalt ebaõnn ja kas ta väärib endiselt kohta raketipardal ja võib-olla ka võitu. Pärast väljalangemist ma suhteliselt vihkasin iseennast, sest viimased 2 nädalat olen ma siiski õudusunenägusid näinud nendest samadest lampidest. Täna ma luban võitu. Meil on järgmise nädala teadusteatriks veel üks teema. Tuli. Kes lõppmängu võidab, saab selle endale. Ma tulin siia raketti üldse selleks, et teadusteatrit teha. Praegu koju minna oleks suht kurb. Alustame. Palun katke 63 ühikruudune mängulaud 40 klotsiga nii, et kasutatud klotside mass oleks maksimaalne. Võistlejatel on 2 suuruses klotsid. Sinine on 2 korda suurem kui oranž, aga kaalub vaid 1,5 korda rohkem. Seega on 2 väikest klotsi raskemad kui 1 suur. Võistlejad peavad asetama klotsid nii, et need täidaks ära mängulaua kõik 63 ruutu. Neid oleks täpselt 40 ja et kõik need klotsid kaaluksid kokku võimalikult palju. Kas olete valmis? Läks! Esimese asjana tuleb aru saada, et 2 väiksemat tükki kaaluvad veidi rohkem kui 1 suur. Et saada võimalikult raske mängulaud, võib klotse paigutada proovimise teel, aga nii on oht midagi märkamata jätta. Kindlam on koostada võrrandisüsteem, arvestades piiravaid tingimusi. Teame, et suuri ja väikeseid tükke peab kokku olema 40. Samuti, et suured katavad 2 ühikuruutu, väiksed 1 ja kokku tuleb katta 63 ruutu. Lahendame võrrandisüsteemi ning laome mängulauale 23 suurt ja 17 väikest klotsi. Ma kirjutasin endale välja, et kui palju midagi kaalub. Esimese asjana ma mõtlesin, et panen kokku võrrandisüsteemi. Võib-olla see süsteemi lahendamine võib võtta kaua aega ja siis ma sisetunde järgi ütlesin, et kui need 2 ühikruutu katvaid klotse on näiteks 24 ja ülejäänud 16, siis kui palju siis tuleb? Selles ülesandes on tähtis kiirelt võrrandisüsteem või midagi sarnast tekitada. Madis võiks kõige suurem konkurent olla. Selle, et tuleb võtta 24, 2 ühikruutu katvat klotsi, tuli mul täiesti sisetunde järgi. Ja siis ma mõtlesin, et ma võtan ühe 2-kohalise ära, panen ühe 1-kohalise juurde. Oluline ei ole mitte see, et sa saad vormistuse eest 5, vaid et sa lahendad ülesande ära.
Mul hakkasid käed värisema, sest mul oli lahendus käes. Ma olin esimene, kes laua juurde jõudis. Stopp! Kontrollime tulemust. See, kes selle ülesande võidab, tema teema on tuli. Markus Rene, palju õnne, see teema on sinu. Tunnen absoluutselt võimast. Täna öösel ma saan rahus magada ja unustada selle lambi ja mõelda, et ma olen selles mängus tagasi. Aga jah, alahindasin Markus Renet. Selgunud on Teadusteatri 7 mängijat. Neil on täpselt 1 nädal, et valmistada lihtsatel teemadel ette üllatavad ja põnevad katsed. Kohtumiseni nädala pärast. Yes. Kui hästi esinevad võistlejad suure publiku ees? Kes neist on kõige loomingulisem? Seda näeme järgmisel korral, kui noored panevad oma teemad elama. Värv, pauk, tuli, vesi, külm, tuul ja äike. No, ma oleks Teadusteatrit tegelikult tahtnud teha väga, aga nüüd alles nüüd, kui ma nagu päriselt pean koju minema, siis ma saan aru, et tegelikult ikka oli see võidusoov ja see oli ikka nagu sees päris palju, et nagu alateadvuses või niimoodi. See võit on nagu üks võit lähemal selle suure võidu juurde. Teadusteatri saates on kohe näha, kelle mõte lendab ja kes oskab lihtsaid loodusnähtusi põnevalt ja efektselt seletada. Rakett 69 koduleheküljel teeb teadustoimetaja Juhan Koppel tänaste ülesannete lahenduskäigud puust ja punaseks. Võistlejatega saate lähemalt tutvuda meie Facebooki lehel. Thank you.